Tere hommikust, EKNK suvelaager! 3. päev. Oled sa põnevil, mis tänane päev toob? Amen. Tõuseme, kiidame Issandat, sest tema on hea. Amen. Amen. Ülesa ja pesid verega, mud haavad sinud sa, et võiksin terveneda. Mu patud kustutanud, nii suur on sinu arm. Mind vabaks tegid sa ja sõbrad kutsudnud. Separas tanu, mu südames voolab üles. Separas tanu, mu südames tõusmas üles. Separas tanu, mu südames voolab üles. Separas tanu, mu südames voolab üles. Ole hea, kuningas, ma sinule võin elada. Ole hea, sõber sa, mind ja ei jäta maha sa.
separas võima hõisata. Ole hea, kuningas, separas kokku käsile. Halleluuja, 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 halleluuja. Sinu hääl ole hea, kuningas, vaid sinule võin elada. Ole hea, sõber sa, minija ei jäta maha sa. Ole hea, kuningas, separas võima hõisata. Ole hea, kuningas, separas kokku käsile. Halleluuja, 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 halleluuja. Oled hea, viimane kord. Ole hea, kuningas, vaid sinule võin elada. Ole hea, sõber sa, minija ei jäta maha sa. Ole hea, kuningas, separas võima hõisata. Ole hea, kuningas, separas oled hea. Ole hea, kuningas, vaid sinule võin elada. Ole hea, sõber sa, minija ei jäta maha sa. Ole hea, kuningas, separast võima hõisata. Ole hea, kuningas, separast kokku käsile. meie Jumal kindel sõjas. meie Jumal kindel sõjas, ei jalgautada. Ahelad saavad murtud ja haige terveks saab. Kõik koos. Jeesus, sinu nimel alistame väed meil, iga mägi liikuma nüüd peab. Ustab lubadustest, mis alustan mind täide, pole keegi võimsam kui vaid sa. Jeesus, Jeesus. Halleluuja.
то, что начал, нету силы больше, чем твоя. Именем Иисуса, великан повержен, и любые горы сдвинутся. Ты верен в обещаниях, закончишь то, что начал, нету силы больше, чем твоя. Иисус синониме, Иисус синониме, Аристаме väite, iga vägi liikuma nüüd pea. Sa uskan lubadustes, mis alustan mind täide, pole keegi võimsam kui vaid sa. Jeesus, sinu nimi. Jeesus, kõige ilusam nimi, kõige püham nimi. Jeesus, kõige võimsam nimi. Halleluuja. Jeesus, halleluuja. Halleluuja, Jeesus, sinu nimes on väärtus, sinu nimes on elu, sinu nimes on võit, sinu nimes on rahu, sinu nimes on pääste. Jeesus, sinu nimes on tervis. Jeesus, Jeesus, Jeesus. Jeesus, me ei häbene su nime, me tunnistame su nime. Jeesus, su nimes on vägi. Jeesus, sul on ilus nimi, Jeesus. Jeesus, oled Jeesus, kuningate kuningas, oled Jeesus. Jeesus, oled Jeesus, kuningate kuningas, ma kiidan sind, püha. Püha, oled püha, kuningate kuningas, oled püha. Püha, oled püha, kuningate kuningas, ma kiidan sind, auline, auline, oled auline, kuningate kuningas, oled auline, auline, oled auline, kuningate kuningas, ma kiidan sind. Ta soovib.
stojí, carcarej, Bog bogov, teda stojí, teda stojí, carcarej, Bog bogov, slavím Tebia, Carcarej, Bog bogov, slavím Tebia. Carcarej, Bog bogov, slavím Tebia. Halleluuja, kui imelis oled sina, Halleluuja, Jeesus. kiitus sulle, kuningate kuningas. Palvetame koos, on tulnud päris mitmeid palvesoove. Palutakse tervenemist silmadele, et Jumal aitaks fookus jälle paika saada ja temast saaks mu esimene armastus, mu armas palvesoov. Jumala armu ja päästet oma abikaasale, et mu mees saaks päästetud. Palun tervelemist noorele naisele ägedast külmetushaigusest. Ühel lapsel on tugev südamerike ja maksakahjustus ja sapipõhja põletik ja sapikivi, et need Jeesuse nimel kõik terveneksid. Ja siis on üks abielus, on üks haavumine, palume, et see ka saaks korda. Kallis Jumal, me tõstame need palvesoovid sinu kätte, Jumal. Jumal, sina näed kõike ja sina kuuled kõike, Jumal. Jumal, sina tead seda väikest last, kellel on terviserikke. Me palume sinu võimsat väge praegu selle lapse üle, sinu tervendavat väge. Jumal, sa oled imede Jumal. Ja sa oled öelnud, et sa oled see sama eile, täna ja igavesti. Ja ma tänan, Jumal, et sinu jaoks ei ole ükski asi võimatu. Ei abielu taastamine, ei terviserike ega vallalise naise leidmine, Jumal, töö leidmine, kõik need on sulle teada. Ja sina näed ja sina kuuled ja sina aitad. Aita ka seda ägedat külmetushaigusesse jäänud naist, Jumal, või kes see oli kohe praegu, Jumal. Tervenda, leevenda, tõsta ülesse, Jumal. Tõstame, Jumal, sinu ette, Jumal, päästmata pered, Jumal, päästmata abikaasad. Me palume, Jumal, tõesti, et me võiksime olla valguseks, Jumal, seal, kus me oleme. Et me võiksime olla õnnistuseks seal, kus me oleme, Jumal. Et me tõesti võiksime kanda Jeesus siin nende inimeste juurde, kelle juurde sa meid läkitad, Jumal. Tõename, Jumal, et sa oled tervendaja, sa oled taastaja. Sinule ei ole ükski asi võimatu. Aitäh sulle, kuningate kuningas, et sa oled kuulnud meie palveid ja sa vastad neile. Ja üsna pea me saame näha vägeva palvevastuseid. Halleluuja. Ja siin ongi mõned palvevastused ka. Tänan Jumalat, et olen tervise poolest saanud suvepäevadel osaleda. Jumal kinkis mulle uue töökoha ja elukoha. Üks väike poiss kirjutab, tänu Jumalale, et sain heli teha. Aitäh, Jumal! Nii et millised võimalused Melijärve laagris. Vau! Ja eile eest palve ajal Jumal võttis ära hirmu lähituleviku ees. Võimas Jumal. Halleluuja! Vaata oma naabrile ja ütle üks asi, millest sina oled tänulik Jumalale ja siis võid istuda. Ma ühe kõrvaga kuulsin, kuidas keegi ütles, ma olen sinu eest tänulik Jumalale. Nii armas. On mille eest olla tänulik Jumalale. Meil on edastada teated, täna on üks eriline päev ja mäletate, eile ütles Allan Kroll, ärge kaotage ära oma DNA-d ja vaimuannid on üks osa meie DNA-st. Nõustud sa minuga? Vot nii. Nii et täna kell 3, kui sa veel mitte midagi ei tea, siis on kohustuslik, tule kindlasti. Kui sa midagi tead, tule hakka praktiseerima. On ju? Nii et täna kell 3 slaid on olemas, on siis vaimuannid töötuba. Mirjam Järve juhib seda, väga põnev Mirjam. Nii et ma usun, et sealt tulete ära ja kõik hakkab tööle.
Jeesuse nimel. Siis sa saad minna kohe kell 4 praktiseerima palvekliinikusse vaimuandidega. Kohe paned käed peale. Nii, see on siin saali taga, see on Mooni tuba minu teada. Nii, ja siis ristimisklass täna 18.30. Kui sa veel ei ole ristitud, no ma ei tea põhjust, miks sa ei peaks saama ristitud. Et tule täna 18.30 ristimisklass samamoodi siin saalis taga, Mooni tuba. Seal räägitakse sulle täpsemalt, mis see on ja mis takistused võiks olla. Mitte ühtegi takistust sellele, kes soovib saada ristitud. Siis on meil Gloria's Artwork, müüb kristliku sisuga veepudeleid. Seal pidi olema lausa elav vesi kirjutatud ühe pudeli peale. Tahad sa seda endale? Mine uuri, vaata. See on väga hea kuulutamise viis, kuulge. Lähed selle pudeliga, küsitakse, mis sul siin on? Elav vesi. Saad kohe kuulutada. Nii et pane kõrva taha. Siis on seal ka kaarte ja magneteid. Siis meil on pangogimeister Jüri, müüb enda tehtud klaasvitriine. Ma hommikul nägin, väga põnev, tahan veel uuesti üle vaadata. Väga ilusad, väga ilusad. Ja siis mäletad teile spontaansed kuldarit? Ja mäletate, kas sa tahad ise kuldar rääkida sellest spontaansusest? Armsad sõbrad, nagu eile ütlesime, et seal on üks kast ja me oleme pannud sinna siis ohvri, et läkitada meie piiskap Alur oma abikaasaga kuskil kaugele. Soojale maale kuskil. Aga igal juhul sul on võimalik õnnistada, sest neil täitub augustikuus 30 aastat. Et tehke oma siis üks panus sinna kindlasti, et oleme väga tänulikud Alur sulle. Milline imeline mõte. Ma juba tean, mida summa ma sinna panen. Et ta ikka saaks sinna soojale maale. Siis täna on siis aktsioon laagrist välja ja see on kohe pärast Jumala teenistust. Ja minnakse siis 3 kohta. Ahula sotsiaalmaja grupp on juba täis, seda juhib Kuldar, aga 2 kohta on veel, kuhu sa saad minna. Tapa tänavad, seda juhib Arlis. Arlis, kas sa tuleksid korraks ja ette näitaksid ennast? Oled sa siin? Ja siis Viru haiglasse viib gruppi Jurgis. Jurgis, kas sa tuleksid korraks ja ette? Ma ei tule, grupp on täis. Grupp on täis. Okei, Arlis, sinu gruppi veel mahub? Minu gruppi veel mahub, et kes iganes tahab, siis pärast seda teenistust ma olen siin maja ees. Ja tulge julgelt. Ja, aga Kuldar ja Jurgis, tulge ikkagi siia ette, me palvetame teie ees, sest teie olete juhid, on ju, ja juhid on need, kes lähevad kõige ees. Tõuseme, armas kogudus, ja palvetame, et Jumal õnnistaks ja juhiks. Halleluja, sirutame oma käed. Kallis Jumal, me täname sind nende 3 vahva mehe eest, kes on öelnud, et temad täna on need eeslid, kes veavad Jeesuse inimeste juurde ja võtavad kaasa kõik teised, Jumal. Ma tänan sind, Jumal, et sa õnnistad, et sa juhid, püha vaim. Sina tead, kus on need inimesed, need avatud südamed, kes ootavad kohtumist sinuga ja need, kes isegi ei tea sinust mitte midagi, aga sinul on plaan, hea plaan nende elude jaoks, Jumal. Juhi ja juhata, issand. Juhi ja juhata sina, Jumal. Tõesti, et täna saaks külvatud üks hea seeme ja ma palun, Jumal, et anna julgust inimestele, kes lähevad täna täitsa esimest korda. Anna neile julgust olla kaasas, Jumal. Anna neile julgust teha, Jumal, seda, milleks sina oled meid kutsunud. Kuulutada sinu sõna. Olla need valguse kandjad ja õnnistuse kandjad meie riigis. Palume sinu kordaminekut Jeesuse nimel. Amen. Amen. Tõesti, kui sa ei ole varem veel käinud kunagi, jalad värisevad, süda väriseb. Tead, need 3 meest lähevad ees. Sa ei pea alguses suudki lahti tegema. Mine lihtsalt kaasa ja vaata. Eile räägiti eeslist ja mina tean ühte kohta piiblis eeslist, kus Jumal pani eesli rääkima. Võib-olla paneb sinu võrisevad põlved ka rääkima. Et ära karda. Mina mäletan, kui ma esimest korda läksin, oi ma kartsin. Sest me olime Valga linnas. Kõige sellise kohta, ma olin noor õpetaja, kõik lähevad mööda ja mina seal laulan Katiga, oi, see oli alguses jube.
aga kui ma selle ära tegin, see oli vägev. Ja siis oli põhjust inimestel küsida, mis sa laulsid seal tänaval. On ju? Nii et ole julge, ära karda. Ja ma usun, et see saab olema vahva. Nüüd meil on üks tunnistus, Next Step. Martin Vessel, oled sa siin? Tule, anna meile tunnistus. Aitäh! Nii et me läheme tiimidena välja. Mulle meenub üks film, A-Team. Paljud teist on näinud seda. A-rühm. Ja seal oli üks selline jämedat sigarit popsutav Hannibal. Aga mitte see sigar ei ole oluline, vaid see, mida ta ütles. There is a plan in everything and I love it when a plan comes together. Ehk siis kõiges on plaan, kõiges peitub plaan. Ja mulle meeldib, kui plaan töötab välja. Läinud pühapäeval lõppes 8. Next Step suveseminar. Järjekordne lend noori läbis ühe korraliku treeningu. Ja see on vägev, Jumal on olnud hea. Ja see on saanud teoks tänu meie tublidele toetajatele, keda on olnud väga palju, kes on ka täna siin. Teeme meile ka ühe suure aplausi. Aga ma tahan rõhutada, et see Next Step sai teoks tänu sellele, et meil oli hea tiim, kellel on plaan. Ja see plaan sai teoks. Suveseminarile eelneval õhtul ma vaatasin laulupeo ülekannet. Ja sinna laulukaare alla oli kogunenud lastekoorid. Terve see kaare alune oli paksult neid särasilmseid noori ja lapsi täis. Kui tuli esitamisele Grillus Kreegi vaimulik rahvaviis Ridalas, siis dirigent Elo Üleoja kummardus mikrofoni ja ütles, kallid, teie olete mu inglid. Ja see hetk oli minu jaoks väga liigutav ja siiamaani see on väga liigutav minu jaoks. Ma mõtlesin nendele sadadele ja tuhandetele, särasilmsetele lastele, kelle vastu tegelikult täna on tohutult palju rünnakuid suunatud. Ühiskonnas ideoloogiliselt rohkem kui kunagi varem tuleb igalt poolt mingisugust informatsiooni. Ja lastel on vaja teha valik. Ja see kaamera libises üle nende laste ja noorte, nende särasilmade ja siis nad hakkasid laulma seda laulu, et kui kuri tahab neelda, siis lase inglid keelda, mu laps jäta rahule. Ja minu jaoks see oli nii sügav palve meie noorte ja meie laste pärast. Suveseminariga samal ajal esilinastus Angel Studios film Sound of Freedom peaosas Jim Caviezel'iga. Film põhineb tõsielu sündmustel ja see räägib lapsorjuse ja seksikaubanduse kõige võikamatest asjadest ja selle globaalsest ulatusest. Ja Jim Caviezel ütles, et seda filmi ei oleks saanud Hollywoodis toota, sest liiga paljud mõjukad inimesed on selle võika äriga seotud. Kaasa arvatud mitmed inimesed, kes on meie seadusandluse kujundamise taga. Nii et meie lapsed vajavad neid ingleid ja Kristuse kirik on loodud olema see koht, mis koondab neid ingleid. Kristuse kirik on loodud arendama neid ingleid. Kogudustes üle Eestimaa on palju tublisid inimesi, kes teevad südamega lastetööd ja noortetööd. Aga nad on sageli üsna üksi. Mida nad vajavad, on kiriku läbimõeldud toetust, suurt plaani, mis seob igas Eestimaa nurgas toimetavate tublide inimeste töö üheks tervikuks. 30 aastat EKNK-d ja umbes 40% EKNK kogudustest on toimiv noortetöö. Need inimesed on kangelased.
ja ma usun, et me võime teha neile ühe võimsa aplausi praegu. Ning samas 30 aastat EKNK-d ja rohkem kui pooltes EKNK kogudustes ei ole täna toimivat noortetööd. Me peame midagi ette võtma. See olukord peab muutuma. Meie ümber toimub liiga palju. Me ei saa lihtsalt vanaviisi edasi tiksuda. Me vajame adapteeruda ühiskonna valupunktidega. Me vajame adekvaatselt tajuda selle põlvkonna väljakutseid. Seni, kuni me näeme noortetööd või lastetööd lihtsalt ühe teenistusharuna teiste hulgas, see number ei parane kahjuks. Meil on kogudusi ja pühendunud töötegijaid, kellel on visioon noorte jaoks. Aga sellest ei piisa. Me vajame kogu kirikut hõlmavat strateegilist plaani. See, mida ma nüüd ütlen, see nõuab avatud mõtlemist. Ja võimalik, et mõned teist kukuvad oma toolidelt, aga kui sa oled jälle ennast püsti ajanud, siis püüa seda mõtet mäluda. Püüa selle sisuni jõuda. Tartus on Maarja mõisa haigla ja seda nimetatakse Tartu Ülikooli kliinikumiks. See tähendab, et mitte kliinikumin ei ole ülikooli, vaid ülikoolil on kliinikum. Ja see organisatsioon tagab sisuliselt Eestimaa meditsiinisüsteemi arengu. Meie kirikus tegutseb EKNK õppekeskus, mis hõlmab endas piiblikooli, pastori diakonikooli ja suveseminari. Kas me suudaksime mõelda sellises paradigmas, et mitte kirikul ei ole õppekeskust, vaid õppekeskusel on kirik? Mõned juba kukkusid. Ma ütlen seda uuesti. Mitte kirikul pole õppekeskust, vaid õppekeskusel on kirik. Küsimus pole selles, kes mida omab. Loomulikult Kristusele kuulub kirik. Mõte on selles, et õppeasutus, olgu selleks seminar või ülikool või instituut või piiblikool, loob kiriku kultuuri. Õppeasutus toodab järjepidevalt uut töötegijate ja juhtide põlvkonda, kellel on sarnased väärtused ja ühtne õpetuslik alus. Õppeasutus tagab kiriku jätkuva süstemaatilise arengu. Ja lõpuks õppeasutus on keskkond, mis võimaldab kirikuüleste tähendusrikaste suhete tekke. Mida tugevamad on suhted, seda tugevam on kogu kirik. Meie kirik ei vaja niivõrd järjekordset uut teenistusharu teiste hulgas, kuivõrd meie kirik vajab selget strateegilist plaani uue põlvkonna jaoks. Me vajame muutust. Kui midagi ei muutu, siis midagi ei muutu. Nii nagu pastor Kuldar eile hommikul ütles, on aeg tõusta. Kõiges on peidus plaan. Tuleme kokku ja avastame selle plaani. Jumalal on Eesti rahvaga suurem plaan. See plaan puudutab uut põlvkonda ja EKNK-l on selle plaani elluviimisel oluline roll. Ma palun, et me tõuseme veel ja palvetame selle uue põlvkonna pärast. Palvetame meie kiriku pärast, et Jumal ilmutaks meile seda visiooni, mis tal on meie noortega, mis tal on Eesti maaga. Isa taevas, me täname sind selle eest, et sa oled meid kokku toonud. Me täname sind nende kallite inimeste, nende õdede-vendade eest, nende juhtide eest, nende pühendunud töötegijate eest. Issand, me täname, kuhu sa oled meid toonud 30 aasta jooksul. Me täname selle eest, mida sa oled teinud selle 30 aasta jooksul. Issand, aga ma usun, et meil on oluline roll veel jätkuvalt ja suuremad asjad veel ootavad ees. Issand, me palume sinu kätte meie koguduse, meie kiriku, kõik meie inimesed, issand. Ja me palume, et sa ilmutaksid meile oma plaani, oma tahet, issand, et sa annaksid meile selge visiooni, et sa annaksid meile strateegia, kuidas seda ellu viia, issand. Tõsta üles uusi juhte, inimesi, kellel on kirg teenida sind, kellel on kirg tõesti tuua muutusi, näha muutusi. Me palume sinu kätte Eesti maa, Eesti rahva, selle uue põlvkonna, issand. Issand, me palume tõesti
puuduta seda põlvkonda, hoia seda põlvkonda selles suures infosõjas, selles suures ideoloogilises ülekülluses, issand, me palume tõesti, too esile tõde, aita meil olla need tõekandjad, need valguse kandjad, issand, aita meil olla ka targad ja mõistlikud, aita meil olla üheskoos, issand, kingi meile rohkem ühtsust veelgi, et me võiksime ühes suunas liikuda, ühte sammu astuda, kuigi meil igalühel on oma eriline roll, me kõik oleme erinevad, issand, aga sinul on üks suur plaan meie kõigiga ja me oleme osa sellest, issand, ma palun, juhi meid igat ühte sellesse õigesse paika selles plaanis ja aita meil liikuda veelgi kirglikumalt edasi sinu plaanis, issand. Saagu sinu nimi austatud, issand, ja ma palun sinu kätte ka kõik need tänased kohtumised, mis meil on inimestega. Issand, ma palun, juhi meid kokku nende inimestega, kelle südameid sa oled ette valmistanud, issand, ja ma palun, anna häid kogemusi inimestele, kes võib-olla esimest korda täna lähevad kuulutama. Issand, ma palun, et võiksid kogeda sinu väge, et sa oled elav Jumal tõesti. Ja et nad võiksid saada selle hea maitse suhu sellest, issand. Tänu sulle, issand, austus sulle. Amen. Aitäh, Martin. Ma unustasin enne öelda, et see õnnistuste karp Lauri ja tema abikaasa jaoks on seal registratuuri laual ja kui sul ei ole seda summat kaasas, siis seal peal on kontonumber ka, saad ülekande teha. Ja, et mõni võib-olla hakkas muretsema, et tahaks nagu seda summat, aga mul pole kaasas. Et kõik on võimalik. Aga nüüd kutsun üles meie tänase sõnajagaja Jorma ja ma tahan öelda, Jorma, et sa oled üks tõeline teenija. Teate, mina näen, kuidas ta hommikul paneb lastekirikule tehnika ülesse ja kuidas ta korjab ja võtab selle maha. Sellised pastorid on haruldased. Aitäh, tule jaga sõna. Aitäh. Tere siis ka minu poolt. Tore on siin üheskoos olla. On kindlasti olnud vägevad päevad need siin. Ja ma ütlen teile, et pool on veel ees. Nii et kõige parem osa veel ootab meid. Nii et tore, et te saite tulla ja need päevad on olnud tõesti täis julgustust ja kinnitust. Ja täna saab veel olema tore päev. Ja väga tore on nüüd siin selle aja sisse siin kõik ära mahtuda selle jutuga, mida ma teile rääkida kõike tahan. Aga nii ta on, et kell 11 hakkavad uued asjad pihta ja saab laagrist välja minna. Aga siiski ma tahan teid julgustada ja öelda, et issand vägede Jumal, kes on nii võimas kui sina, kui issand. Ja sinu ustavus on sinu ümber. Nii et täna me oleme vägeva issanda rüppes siin ja issand tahab meid julgustada, ta on juba siiamaal julgustanud ja julgustab ka edasi. Ja ma tahaksin teile alguseks lugeda 1. Korintlaste kirjast 1. peatükis 26. salmist kuni 31. Vaadake, vennad iseendid, millistena te olete kutsutud. Mitte palju tarku inimeste meelest, mitte palju vägevaid, mitte palju kõrgest soost, kuid Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku. Ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid. Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamas soost, halvaks pantud, need, kes midagi ei ole, et teha tühiseks need, kes midagi on. Et ükski inimene ei kiitleks Jumala ees. Aga teie olete tema tõttu Kristuses Jeesuses, kes on saanud meile tarkuseks Jumalalt ning õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks. Nii et me oleme Kristuses Jeesuses just selle tõttu, et me oleme lihtsad inimesed. Piiskop Ago alustas oma jutlust ja ütles, et see jutlus on lihtsatele inimestele. Ja tänu Jumalale me kõik oleme siin lihtsad inimesed. Piibel ütleb, et tema kutsub neid, keda maailm arvab
et nad ei ole midagi väärt. Ja ta võtab neid ja paneb maailma keskele maailmale häbiks. Et nad oskaksid vaadata peeglisse ja häbi tunda. Ja ta ütleb, et mitte kõik ei ole võib-olla alamast soost. Me teame seesama Paulus, kes seda kirja korintlastele kirjutab. Tema kirjas filiiplastele loetleb üles seda, kuidas ta pärimuslikult oleks tal nagu eesõigus Jumala ees. Aga ta ütleb, et ta heidab selle kõik pühkmeteks, et saada Jeesuse Kristuse ligi. Ja ka siin samas kirjas korintlastele ta ütleb 11. peatükis ja 30. salmis, et kui tuleb kiidelda, siis ma kiitlen oma nõtrusest. Et siis tuleb Jumala vägi ilmsiks. Nii ka meie tihtipeale, kui me tuleme Jumala ette või meil on mingid kohustused või on mingid ülesanded antud, me tihtipeale alavääristame ennast. Ja me mõtleme oma võimete peale, mõtleme selle peale, mida me oleme nagu ajaloos teinud või mida me oleme kogenud ja ütleme, et me ei saa hakkama. Ja väga õige. Me võib-olla omast jõust ei saagi hakkama, aga siin saab tulla Jumala vägi ilmsiks. Ja Jumal seda tahabki, et meie kaudu, kes me siin täna oleme, et meie kaudu tuleks Jumala vägi ilmsiks. Ja see on tore, et meil on olemas üks raamat, mille nime on Piibel. Ja kui me Piiblit loeme, siis me saame teada kuidas Jumal tahab meid julgustada. Me saame teada, et Jumal on loominguline, Jumal on loov. Samuti me teame, et Piibel on ka üks ajalooline raamatute kogum. Ja nii nagu me teame, et siis ajalugu on nagu täppisteadus. Et me teame, kuidas midagi algas ja kuidas midagi nagu mingi protsessis oli, kuidas inimesed selle protsessis käitusid, mida nad mõtlesid. Ja siis me näeme ka seda lõpptulemust, kuhu see nagu välja jõudis. Ja tihtipeale, kui meie vaatame seda nagu ajaloos, siis me mõtleme, et meie küll nii rumalad ei oleks, et meie küll nõnda ei käituks, nagu nemad tegid. Et oleks mina seal Jeesuse kõrval on, mina küll ei oleks ära jooksnud, ma oleks lõpuni, nii nagu Peetrus ütles. Kui me vaatame neid lugusid läbi ajaloo prisma, siis me näeme, et neid asju hoopis teises valguses. Siis me saame olla nagu tugitooli sportlased, kes on kõige tugevamad sportlased, kui nad jalgpalli vaatavad, on neil seal kõik tugitooli kõrval käe-jala juures ja nad kommenteerivad. Kuule, miks sa nõnda jooksed? Miks sa nii lööd? Kuule, miks sa seal seisad? Ja me teame täpselt, kus keegi midagi olema peab. Aga kui me ise oleme platsi peal ja ei ole trenni teinud, plaan on väga oluline, nagu me siin täna kuulsime. Ka ülistust me näeme, et inimesed tulevad lava peale, laulavad, kõik on vägev ja me naudime seda, aga see ei tule iseenesest. Nad on vaeva näinud juba aastaid, et pill selgeks õppida, mängima õppida. Nad on trenni teinud juba tükk aega ennem seda laagert, et kokku mängida. Ja nüüd nad tulevad ka veel ennem teenistust kokku ja mängivad läbi, kas see kõik ikka on meil meeles. See on üks töö, mida tehakse. Ja Piiblis on meil väga palju tarkust, mis on nagu muutumatu. Ja me teame, et Jumala sõna on ka üks elav sõna. Ta on nagu teemant, et mida me saame vaadata eri nurga pealt ja me leiame sealt erinevaid tahke. Ja nagu siin mainiti juba, meie kirik on tähistamas ja tähistab ja on tähistanud juba 30. aastapäeva. Ja ka mina olen selle 30 aasta sees olnud selle kiriku kõrval või juures, lugenud Piiblit ja alati avastanud seal midagi uut ja midagi elavat. See Piibli raamat on elav raamat ja tänu Jumalale, et see meil olemas on. Ja seal on kirjas täppisteadus. Ja
ja tänapäeval ka meil on mainitud juba, et on internet ja on väga palju erinevaid tarku inimesi, kes tõlgendavad piibelt, räägivad sellest piiblist ja see kõik ei pruugi tõsi olla. Aga piibel on tõsi. Ja kui me seda loeme, siis me saame teada, mis on tõsi. Kunagi keegi tark ütles, et ma ei tea, kas see tõele vastab, aga ma arvan nii, et ta vastab, et kui inimene läheb panka telleriks tööle, siis talle õpetatakse selgeks, milline on õige raha. Milline on õige rahatäht. Kõik need märgid seal sees, kõik, milline on õige raha, et ta tunneks ära, milline on vale raha. Et neid vale rahasid liigub erinevaid maailmas. Väga palju. Ja kõiki vale rahasid ei olegi võimalik kokku koguda, mis on vale. Aga kui me tunneme, milline on õige raha, siis me tunneme ka vale raha ära. Nii et piibel on see, millele me saame tugineda, millele me saame rajada oma usu ja piiblis on üks tore vana lugu, millest ma teile tahaksin rääkida. Ta on kõnekas ka täna veel ja see on üks hea lõpuga lugu, mis ei alanud väga hästi. Ja inimesed, kes on nende sündmuste keskel, siis ei tea kuidagi, kuidas see asi lõpeb. Aga kui me selle protsessi sees talitame õigesti, teeme õigeid asju, siis see eeldab, et me saame ka tulemuse õige. Nii nagu Silver rääkis siin põllumeestest, kes külvavad vilja maha ja nad sealt seda homme üles võtta ei saa, vaid et saaks head saaki, siis tuleb üks protsess läbi käia. Mina ise olen õppinud kutseline mesinik ja pean mesilasi. Ja tihtipeale ja ma ka koolitan mesilasi ja tihtipeale tulevad inimesed koolitusele ja mõtlevad, nad saavad hästi ruttu kohe rikkaks. Õpeta mulle need nipid selgeks, et ruttu rikkaks saada. Nad on käinud poes ära, vaatanud riiuli peal, mis see mesi maksab ja nendel on ettekujutus, et mesinik läheb kevadel mesilaste juurde, viib purgid ritta sinna. Sügisel tuleb järgi, korjab need purgid kokku ja siis paneb poodi, müüjad müüvad ja raha paneb kõik ilusti enda taskusse. Aga tegelikult see asi päris niimoodi käi. Mesinduse hooaeg hakkab pihta järgmine kuu, et järgmine aasta samal ajal praegu enam-vähem saaki saama hakata. Ja kui mesinik ei ole hoolas, ei tee kõike selle heaks, et mesilasel hea oleks, siis ta ei saa sealt mitte midagi. Ja ka mesilased lendavad tema juurest minema. Ja ta jääb tühjade kätega. Et ma olen ka kutseeksami hindaja ja ma käin hindamas siis, kui inimene tahab kutset saada. Miks ta kutset tahab saada? Ta saab toetust. Prias on noore taluniku toetus, mis antakse ennem sulle kätte. Öeldakse, sa tahad hakata talunikuks, sulle antakse rahaports kätte 70 000. Ja nüüd kuluta see asi ära, aga 2 aasta jooksul pead tõestama, et sa nagu oled siis saanud selleks, et sul on kutse. Et kui sa võtad mesinduse peale, et sa oled siis saanud mesiniku kutse, et sa oled õppinud. Ja kui sa 2 aasta jooksul seda ära ei tõesta, et sa oled saanud kutse, siis sa pead seal raha tagasi maksma. Ja üks mesinik, tõeline õllemeister, aga sai selle toetuse, pani pool õlle tehasesse, pool mesindusse, ostis 40 mesilaspere ja saarlased hindasid teda, kas ta on siis oma kutse vääriline. Ja loomulikult ta ei olnud. Ja järgmine kord ta uuesti tahtis eksamit anda, tuli uus kutseeksamiskomisjon kokku
tal oli alles ainult 20 mesilasperet 40-st ja ta ei olnud ikka targemaks saanud. Kutset ei saanud. Mina käisin 3. korda tema juures, sest Saare kutse eksami hindajad ei tahtnud enam tema juurde minna. Ja kui mina läksin sinna, siis oli seal 3 peret. Ja ma ei läinud üksi, meid on 3 eksami hindajat. Ja tal oli 3 peret, millest 2 tükki olid ka ära suremas. Ühes olid sipelgad sees, metskuklased. Ja sellest inimesest me ütlesime, et kuule, et kui sul õlle tegemine hästi välja tuleb ja inimestele meeldib, kuigi see ei ole võib-olla tervisele kasulik, aga tee seda, mida sa oskad. Või siis, kui sa tõesti südamega tahad mesinikuks saada, siis pead õppima, kuidas tuleb mesilaste eest hoolt kanda. Ja väga palju on ka neid, kes siis tulevad 2. ja 3. aastat õppima, et tõesti saada hakkama nendega. Nii et ka piiblis on üks vana lugu ja kuna meil palju aega enam ei ole, siis on 2. kuninga raamatus ja 6. peatüki lõpp. Te saate seda ise lugeda, aga see räägib meile ühest sõjast, kus Süüria kuningas on ümber piiranud Samaaria linna. Ja Samaarias on tekkinud kohutav nälg, mida meie võib-olla ei oskagi ette kujutada. Seal oli niisugune suur nälg, et nad olid piiramisrõngas, nad ei saanud välja, nad ei saanud midagi juurde tuua ja süürlased olid ennast varustanud kõige hea ja paremaga ja ootasid seal müüride taga, et kuna neil kõik otsa lõpeb. Ja nüüd oligi jõudnud see aeg sinna maale, et neil hakkas kõik otsa lõppema. Kui me eile kuulsime, et eesel ei ole nagu midagi väärt. Sealt ei saa liha, sealt ei saa villa, sealt ei saa midagi põhimõtteliselt seda head. Aga seal Samaarias maksis surnud eesli pea 80 seeklit hõbedat. Ja seal oli veel kohutavam, et lapsevanemad juba hakkasid oma väikeste laste peale nagu kokkuleppeid tegema, et kuule, et kui nüüd asi päris hulluks läheb, et me sööme siis nagu kõigepealt sinu oma ära ja siis vaatame igaüks oma ja kuningas jalutab seal müüride peal ja ta vaatab seda olukorda ja kuuleb sellest ja ta saab väga kurjaks. Mis te arvate, kelle peale? Ta saab kurjaks Jumala peale. Jumal, mis asja siin, mis siin toimub? See oli siuke normaalne linn. Kuningas, temal oli nõunik, ilmalik nõunik, võib öelda. Tollel ajal nad kõik usklikud, aga kui me vaatame neid tegusid, mis ta tegi, see oli ilmalik. Ja seal oli ka Jumala mees, nii nagu piibel kirjetab. Prohvet Elisa. Ja kuningas ütleb oma nõulikule, kelle peale ta oma kätt toetas, et kuule, mine võta see Elisa kinni ja lööme ta maha, sest Jumala nuhtlus ja viha on tulnud selle linna peale, et näed, kui halvas olukorras me oleme. Nad ei oska näha Jumalat, nad ei oska näha Jumala loomingut ja nad astusid Jumala mehe vastu üheskoos. Ja kui see väepealik Elisa juurde läks, Elisa juba teadis seda ja Elisa ütleb talle, et tead, et homme sel samal tunnil, mil sa siia praegu tulid, on väravas jahu ja kõik söödav kraam peaaegu tasuta. Aga see nõunik ei usu. Ta ei usu Jumalat, ei usu Jumala meest. Ja ta ütleb, et siin ei ole midagi teha. Et kui Jumal raiuks isegi taevasse taevaluugid ja puistaks sealt kõike süüa ja kõike paremat, siis sellest ei jätkuks. Siis see on võimatu. Seda ei ole võimalik teha. Ta ei oska näha väljapääsu. Aga tegelikult, kui me oleme kitsikuses, siis Jumal valmistab juba väljapääsu.
Jumal on valmistamas väljapääsu, kui me oleme kitsas olukorras. Psalm 23, esimene. Taavet laulab ja ütleb, Jumal, et haljal aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind. Kui me loeme seda Taaveti laulu, siis me vaatame ja mõtleme, et mis Taavetil viga oli? Ta oli Jumala soosingus mees. See on psalm 23. Aga kui me loeme üks salm varem seda, psalm 22, siis me näeme, kus Taavet oigab Jumala ees ja ütleb, miks sa oled mu maha jätnud? Miks oled sa mu maha jätnud? Päeval ja ööl ma otsin sind, aga sind ei ole. Ma palun su poole ja sa ei vasta. Ja järgmine psalm ütleb, et haljal aasale paned sa mind lebama. Mul ei ole milleski puudus. Samuti sellel nõulikul ja kuningal puudus usk Jumala loomingulisusse. Et Jumal suudab midagi luua seal, kus midagi ei ole. Neil puudus usk, et Jumal suudab midagi luua, kus midagi ei ole. Jeesus ütles, et see nurgakivi, mille inimesed minema viskavad, selle peale ma ehitan koguduse. Kõik see, mida inimesed arvavad, et on tühine, tema võtab ja kasutab seda. Kus inimene ei näe enam väljapääsu, siis Jumal tuleb ja näitab, et selles on väljapääs. Tihti isegi usklikud inimesed ei näe väljapääsu. Kui nad on kogenud imesid, on kogenud kõike seda, mida Jumal on teinud. Kui me vaatame Iisraeli rahvas, kes tuli Egiptusest välja, Mooses juhtis neid. Piibel kirjeldab 4. Moosese raamatus, et ta juhtis seda rahvast otse kui oma last nagu imikut oma rinnal või süles kandis seda rahvast. Ja Jumal varustas. Jumal andis neile taevamannat. Nüüd ütle, et see oli nagu mesikook, magus. See oli nii hea. Aga kui nad olid seda 40 aastat peaaegu söönud, nad hakkasid nurisema. Kuule, Mooses, miks sa tõid välja? Varem olid lihakänakad, liha oli meie ümber. Me sõime seda liha, kõik oli hästi. Miks sa tõid meid siit välja? Ja Mooses on väsinud selle töö juures. Ta on kurnatud. Ja ta läheb Jumal ette ja Jumal ütleb, et pühitsege endid. Otsi mulle 70 meest ja pühitsege ja homme ma annan teile liha süüa. Ja ma annan teile nii palju liha süüa, mitte 9 päevaks, vaid isegi mitte nädalaks. Ei, ma ei anna teile 10 päevaks ka. Ei, isegi 20 päevaks. Ma annan teile terveks kuuks ajaks liha süüa. Nii, et see liha muutub teile kuu aja jooksul vastikuks. Ja Mooses, suur Jumala mees, ütleb 11. peatükis 21. salmist 23. et 600 000 meest, jalameest on seda rahvast, kelle keskel ma olen. Ja sina ütled, ma annan neile liha süüa terveks kuuks. On see lambaid, kitsi ja veiseid tapmiseks nõnda, et neile jätkuks. Või tuleks neile koguda kõik merekalad, et neile jätkuks. Aga issand vastas Moosesele, kas issanda käsi on lühemaks jäänud? Kas issanda käsi on lühemaks jäänud? Tihtipeale keset raskuseid, keset kurnatust, keset väsimust tuleb ründama meid uskmatus. Kus me ei oska näha väljapääsu, kus me mõtleme oma väikese ajuga, et siit väljapääsu ei ole. Ja me ei oska näha ega tunnetada, et Jumal on loominguline. Jumal on looja, Jumal oskab teha tühjas kohas midagi. Jumal oskab teha sellest, mille inimesed eemale tõukavad, minema viskavad midagi. Mida teeb uskmatus? Uskmatus paneb kahtluse alla Jumala sõna tõelisuse. Ütleb, et see Jumala sõna ei ole tõde enam. Et see sõna on nii vana, mitu tuhat aastat, mitmeid tuhandeid aastat tagasi kirja pandud. Et seda enam, see tuleks ära muuta. Mõtle, et meil on nüüd nutitelefonid, asjad, värgid, et sealt saab hulka paremat informatsiooni. Ja ta paneb Jumala sõna kahtluse alla. Ta ütleb, et see ei saa olla õige.
ütleb, et sellest olukorrast ei ole lihtsalt väljapääsu. Me oleme tupikus, me oleme võimatus olukorras ja sellest ei ole väljapääsu. Isegi kui Jumal praegu augu teeb taevasse või sirutab oma käe välja, kust ta võtab selle söögi? Kust ta võtab nii palju süüa, kui meil siin vaja on täna? Ei ole lihtsalt midagi võtta. Ja see on väga inimlik. Me otsime tihtipeale inimlikke lahendusi probleemidele. Ei oska ette kujutada, et Jumalal, kes on loonud kõik selle, mida me võime väljas näha, puud. Ma üks päev võtsin vesijalgratta, sõitsime tütrega sinna järve keskele ja vaatasin, kui kaunis siin kõik ümberringi on. Päikeseloojang oli väga kaunis ja mõtlen, kõik selle on Jumal teinud. Oma tarkusest mina ei oskaks midagi sihukest teha. Ta on loonud sind ja mind. Me oleme nii unikaalsed. Jumal armastab meid. Me ise ei väärtusta ennast. Ütleme, me pole midagi väärt. Me oleme põrm ainult. Aga Jumal väärtustab. Ta on kutsunud sind erilise kutsega. Sa ei ole niisama täna siin. Jumal oma püha vaimu läbi on sind kutsunud. On andnud sulle võimaluse. Loonud need võimalused, et sa saaksid täna tulla. Ja olla osa sellest perest, kes me siin täna oleme. Ja sa oled hästi väärtuslik Jumalale. Kui peegel valetab sulle, siis ära vaata peeglisse. Jumal väärtustab ja ütleb, et sa oled vägev ja võimas ja ta saab sind kasutada. Seal, kus sa oled unikaalne, ta saab kasutada sind seal, kus ta ei saa mind kasutada. Ega piiskop Märti. Piiskop Märti on üks, meid on palju siin. Me oleme unikaalsed nendes paikades ja kohtades, kus me oleme. Ja see on nii, ta tahab meid kasutada ja ta ütleb, et me oleme unikaalsed. Aga me tahame inimlikke lahendusi. Kui keegi on haige, siis me lähme, ostame talle rohtu. Kui kellelgi on raske liikuda, me lähme muretseme talle kargud. Või mis iganes. Me otsime inimlikke lahendusi. Aga kõige parem on, kui meil ei ole neid lahendusi. Kui me oleme väljapääsmatus olukorras. Nii nagu Apostlite tegude 3. peatükis 6. salmis Peetrus on ennem seda minemas pühakotta. Seal on jalutu inimene maas kerjamas almuseid. Ja Peetrus ütleb talle, tead, hõbedat ega kulda mul ei ole. Aga mis mul on, seda ma annan. Ennem ta ütleb, et vaata mulle veel otsa ka. Et sa ikka saad aru, et ma räägin sinuga. Hõbedat ja kulda mul ei ole, aga seda, mida mul on, seda ma annan. Ja see mees jäi otsa vaatama, et mida sul siis mulle anda on. Ja ta ütles, tõuse üles ja kõnni. Ja mees tõusis üles ja hakkas kõndima. Tead, Jumal tahab, et me teeksime seda sama. Ja ma ei räägi niisama. Mul on olnud olukord. Üks inimene, üks naisterahvas, ta kasvatas oma lapselapsed, lapsed saaks tööl käia. Aga sellepärast ta pidi ise loobuma tööl käimisest. Ta ei saanud tööl käia, ajalisel tööl. Ja kui ta ei saanud ajalisel tööl käia, siis tal loomulikult ei olnud haigekassat. Ja ühel päeval oli liikumas mingi haigus, et kurk paistetas üles ja läks väga paiste ja kõrge palavik tõus üle 40. Ja meie kandis seal oli mitmel inimesel nõnda. Ja selle naisterahva sõbrannel oli ka ja see asi läks nii hulluks, et ta pidi lõikusele minema. Ja viidi kiirabiga ära ja teda opereeriti, ta oli 2 nädalat haiglas. Ja see naine oli ka kodus maas pikali, tema mees oli murest murtud. Naine oli ise usklik, kristlane ja mees mitte nii väga. Ja me olime minemas Tallinnasse abikaasaga. Ja ennem ära sõitu see abikaasa mees helistab ja ütleb, et selline mure on, et mul naine on pikali maas ja 42 palavik, kurk paistetab ja ma käisin perearsti juures ja perearst oli nii vastutulelik, et ta peale tööd tuli vabast tahtes tasuta läbi ja vaatas üle ja ütles, et kuule, et kui siin nüüd midagi ei juhtu, et kui palavik alla ei lähe ja paistetus edasi läheb, tuleb minna EMO-sse ja lihtsalt tuleb opereerida. Ja ise kinni maksta, kui sul haigekassat ei ole.
ja see naine mees on väga mures ja mees helistab ja räägib selle loo mulle ära ja ütleb, ma tean, et te olete Tallinnas, aga äkki palvetaksite. Ja ma ütlesin, oot, et me ei ole praegu Tallinnas, et me oleme just teel minemas, aga me sõidame läbi ja palvetame. Ja jõudsime kohale sinna, olukord oli tröstitu, lapselapsed olid peale kõik kodu seal tõstnud, kõik kapist asjad välja. Naisterahvas voodis pikali hädavaevu rääkimas. Palvetasime ta eest ja mitte midagi ei juhtunud. Ja me sõitsime Tallinnasse, aga me olime teinud selle osa, mida me pidime tegema. Ja olime Tallinnas ja järsku õhtul 8:30 on telefonikõne. Ja see naisterahvas helistab ja ta on nii rõõmus. Ütleb, kuule, tead, te sõitsite ära ja läks mingi aeg mööda ja nagu mingi klomp läks kurgust alla. Ja 1,5 tunni pärast oli mul palavik läinud. Ja ma olen täiesti terve. Ja kas ma võin minna kirikut kütma ja ma koristan selle pesen. Ma ütlen, kuule, puhka, ära mine kuskile. Et kell on 8:30 õhtul. Puhka. Ei, ma tahan minna. Kas on luba, kas ma võin minna? Kui sa väga tahad minna, enda rahustuseks mine, aga sa ei pea seda tegema. Ja ta läks õhtu 8:30, küttis ahjud ära, koristas pesi seal ja ta sai täitsa terveks. Tänu Jumalale. Nii et need asjad sünnivad. Jumal tahab kasutada ka võimatus olukordades meid. Aga see lugu, mida ma rääkima hakkasin, ei ole veel lõppenud. Teate, selle linna väravas oli 4 meest. Ja need mehed olid pidalitõbõised. See oli siuke ränk haigus, mida, kui sa jäid pidalitõbisse, siis sind aeti linnast välja. Sa ei tohtinud inimeste lähedale tulla. See oli väga nakkav haigus ja keegi ei osanud seda ravida. See võis Jumala abiga üle minna, aga ei pruukinud. Ja need pidalitõbised olid eraldatud ühiskonnast. Ja nad olid mõttetud mehed ühiskonna jaoks ja iseendi jaoks ka. Sest neil ei olnud kunagi lootust, et nad terveks saavad. Ja nad kondasid ümber linna ringi seal. Ja nad olid ka näljas, kuna nad ei saanud ju tööd teha ja neil ei olnud sissetulekut. Nende lähedased tõid linna sinna kõrbesse, panid toidukoti ja ütlesid, kuule, näed, tule siia, sõid saad. Aga linnas oli nälg, nad ei saanud linnast välja tulla. Ja need pidalitõbised istuvad seal väravas ja ka nälgivad. Neil oli veel suurem nälg võib-olla. Võib-olla leidsid meie ussikesi seal kõrbes midagi, aga ei tea. Ja nad istuvad ja neil tuleb mõte, et kuule, mis me siin istume, tead? Kui me linna läheme, visataks meid kividega surnuks ja seal on nälg ja me sureme koos nendega ära. Kui me siia istuma jääme, me sureme ka ära. Aga kui me lähme sinna süürlaste juurde, lähme nende juurde, et äkki jääme elama ja pääseme. Et me nagu nii sureme. Ja palju õnne meile kõigile. Siin maa peal igavesti me ei jää kunagi keegi. Ja mida me oma eluga teeme, seda on meie otsustada. Ja need mehed otsustasid piiblikooli minna või sõjakooli minna. Ei otsustanud nad kumbagi. Panid strateegia paika, istusid maha, et nii, sina lähed paremalt, mina lähen vasakult. Või panid kõne paika, mõne sükse hea jutluse, et lähevad ja räägivad äkki süürlased kuidagi ära. Nad ei teinud mitte midagi, neil ei olnud enam jõudu, jaksu ega tahtmist. Nad hakkasid minema. Lähme. Saab, mis saab. Samal ajal, kui nad seda mõtlesid, Jumal juba valmistas plaani ette. Tegi midagi. Midagi, mida need pidalitõbised ei olnud võimelised üldse tegema, aga nad olid sõnakuulelikud. Ja tegelikult ma usun, et püha vaim oli, kuigi piibel ei kirjelda pühast vaimust midagi, ma usun, et see oli püha vaim, kes neid kõnetas. Nad kuulsid oma südames ühte häält, et kuule, hakkame minema, mida me mõtetult konutame siin. Lähme. Ja kui nad kohale jõudsid, kus süürlased on? Jumal oli midagi teinud. Jumal oli lasknud süürlastel kuulda suurt kolinat, mürinat, sõjavankrite tulekut ja nad arvasid, et oli nende vastu kokku kogutud suur sõjavägi.
4 pidalitõbist haiget lonkavat meest suutsid teha sellise müra. Võimatu. See oli Jumal, kes selle müra tegi. Ja kui nad kohale jõudsid, oli neil laud kaetud. Nad astusid telki sisse, kopp, kedagi ei ole, laud kaetud, sööki, jooki, kõike, võta nii palju kui tahad. Nad sõid ja pidutsesid terve öö otsa. Said kõhud täis. Mõtlesid, et kuule, et me oleme pidalitõbised, meile nagu nii süüa enam ei tooda. Peidame osa ära ka. Peitsid osa ära. Kõhud täis, peitsid ära, hea olla, peesitavad. Hommik hakkab kätte jõudma. Ja siis järsku tuleb tark mõte. 2. kuninga raamatu 7. peatükk 9. salm. Et see täna on hea sõnumipäev. Kuulge, see on hea sõnumipäev. Lähme sinna linna müüride juurde ja ütleme, et kuule, siin on toitu küllaga kõigile. Tulge ja sööge ja jooge ja olge rõõmsad. See on hea sõnumipäev. Täna on hea sõnumipäev. Me saame jagada head sõnumit. Minna laagrist välja, me oleme täis söönud head kõhud ette endal siin. Oleme vaimutoitu saanud, Jumal on andnud meile. Juba mitu päeva oleme nuumanud ennast hea soiduga, hea vaimuliku toiduga. Me oleme Jumalale kasulikud. Jumal tahab meid kasutada, kui me siit laagrist välja läheme või ka peale laagrit, kui me koju läheme. Teate, inimesed on näljas janus. Inimesed on vaevatud, nad ootavad head sõnumit. Tõesti ootavad. Koguduses näide. Vägev näide. Üks perekond ustavalt koguduses käijad 30 aastat. Isegi mitte 4 pühi kogudusest. Vaba koguduses. Nad käivad ka meie koguduses Vaeskülas. Aga nad käivad ühte sama teed pidi kirikusse pühapäeval. Ja üks ka meie vanune naisterahvas igatseb, et keegi räägiks talle Jumalast. Et keegi kutsuks teda kirikusse. Ja ta teab, et kell hakkab sinnamaale saama. Lähevad kindlasti kirikusse, ma lähen välja toimetama. Toimetab seal ja need lähevad mööda, tere, head pühapäeva. Ei kutsunudki kirikusse. Järgmine pühapäev, jälle teab, kell on sealmaal, nad lähevad kirikusse, läheb jälle, toimetab väljas. Ei kutsugi kirikusse. Teretavad ainult viisakalt. Ja nõnda läheb aeg mööda, aasta, 2. Ikka, kui kell sinnamaale tema läheb välja toimetama. Aga tal abikaasa oli alkohoolik. Ja ei saanud kuidagi sellest haigusest lahti. Ja üks nädala keskel, peahaige hommikul, läheb poodi, meil oli poemüüja, üks kristlane meil kogudusest. Läheb poemüüja juurde, ütleb, et kuule, et kas saad mul pudel õlut anda? Mul pea nii valutab ja käed värisevad. Et mul on nii halb olla, et ma suren kohe ära. Et mul ei ole raha ka, et pane vihikusse kirja. Ja müüja ütleb, et kuule tead, meil on täna õhtu palvekoosolek kell 6. Et ma annan sul selle pudeli õlut, kui sa lubad, et sa tuled õhtu kell 6 palveteenistusele. Ja mees ütleb, ma luban, ma tulen, anna. Ja mees annab talle pudeli õlut, mine. See läheb uksest välja, värisevate kätega joob selle pudeli ära ja läheb koju. Koju jõudes naine toimetab seal koduseid toimetusi ja mees ütleb, et nii, pane mu ülikond valmis. Õhtu kell 6 läheme kirikusse. Ja läheb magama. Ja naine mõtleb, et nüüd on ta deliiriumisse joonud ennast. Täitsa haige inimene. Ja kella 5 paika ärkab ülesse. Naine igaks juks pani pintsaku valmis ka juba. Kus mu pintsak on? No siin ripub. Pani pintsaku selga. Kuhu kirikusse me siis lähme? Mina ei tea, seal kus poemüüja elab või see käib. Ja tulevad meile palvekoosolekule, ilusti pintsak seljas. Ja sellel päeval oli just täpselt seesama naisterahvas, kes nende majas mööda käis ka meil palvekoosolekul. Vau, silmad säravad, ise on selline ootab, kuna see nüüd peale suruma hakatakse talle usku või mis iganes. Aga kõik oli nii lõbus. Ajasime juttu, saime tuttavaks, jäime kohvi, saime salatit.
läks ära ja pühapäeval tuli teenistusele. Ilma meheta. Ja ta ütleb, tead, mu unistus on täitunud ja ta tunnistab. Tead, ma tahan olla selle koguduse liige. Me tegime patusepalve ja ta tuli meie koguduse liikmeks. Tegi aastaid pühapäevakooli ja oli võimas tunnistus. Ta igatses ja ootas, et keegi tunnistaks. Nii et täna on see hea sõnumipäev. Ja ka meie saame minna tunnistama, nii nagu öeldi, Jurgis juba ootab, kibeleb ära minemist, mul läks üle aja, vabandust. Nagu eile öeldi, et vabandada on lihtsam kui lisaaega küsida. Aga suur tänu kuulamast. Nii et Jumal õnnistagu teid kõiki, te olete vajalikud Jumalale. Jumal kasutab kõiki meid ja Jumal on meid kutsunud. Aamen. Amen. Eks ole mina sind käskinud, ole vahva ja tugev, ära kohku ja ära karda, sest issand su Jumal on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed. Ole vahva ja julge ja kindlasti kirjuta sinna tänu see, kui vahva vägev päev sul oli. Nii et olge õnnistatud ja lähme koos.